Tere! Minu nimi on Irina Rozanova ja tere tulemast konverentsile. Minu ülesanne ehk eesmärk lähima 15 minuti jooksul on kutsuda kõiki võõrkeelte õpetajaid ja haridusvaldkonna töötajaid endaga kaasa mõtlema teadlikkust võõrkeelte õppest rakendades ja arendades 21. sajandi oskuseid. Usun, et see distantsõppeperiood mõjus paljudele katsumusrohkelt, kuid samas mind see distantsõppeperiood õpetas oma prioriteedid paika panema. Ning sellel perioodil ma leidsin vastuseid sellistele küsimustele nagu kas mind kui õpetajat on üldse vaja, kuna meil on Google olemas, mis on tegelikult haridus tänapäeval, kas haridus on ainult ainealased teadmised või on tegemist siiski maailmavaate kujundamisega või see on kujundamine, mis on haridus, mis on õppimine ja miks me õpime, milleks meil seda või teisi teadmisi vaja on. Lisaks sellele leidsin vastuse, kes on haritud inimene 21. sajandil ja ma usun, et Alvin Toffler on parim seda defineerima, ehk siis tema sõnul haritud inimene 21. sajandil ei ole mitte see, kes oskab lugeda ja kirjutada, vaid see, kes oskab õppida, loobuda vanadest teadmistest ja uuesti õppida uusi teadmiseid. Lisaks sellele ma pidin iseendalt küsima, iseendaga ausat dialoogi pidama, mida ma kardan, mida ma pean juurde õppima, millest ma pean loobuma, kuidas ma õpetaksin iseenda lapsi, olles lapsevanem. Ja selline küsimus tekkis, et kuidas ma õpetaksin oma õpilasi, kui nendest sõltuks minu elu. Ja vastused kõikidele nendele küsimustele ma leidsin käsitledes neid teemasid, ehk siis mida ma tahan ka teiega täna koos arutada, on siis elukestev õpe, 21. sajandi oskused ja teadlik õpetamine ehk teadlik õpetamine ja õppimine. Elukestev õpe kui kontseptsioon on kõikidele tuttav, kuid seda on väga raske rakendada. Ja enne, kui üldse õppida, siis me peaksime tegelikult endale teadvustama, kus me oleme, mis on need takistused, miks me ei arene. Ja sellepärast ma tuletaksin kõigepealt meelde elukestva õppe definitsiooni ehk mida see tähendab. Elukestev õpe tähendab pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseks. Ja ma tahaksin panna ka rõhku elukestva õppimise aluse, ehk siis elukestva õppimise aluseks on tahe õppida ja uudishimu ümbritseva maailma vastu, ehk siis kas mul on soov õppida, kas ma olen uudishimulik ümbritseva maailma vastu ning selleks, et üldse edasi areneda, me peame iseendaga ausat dialoogi pidama, et mis on siis meie takistused. Ma tahan teiega jagada seda protsessi, mida mina isiklikult läbi tegin, ehk siis mina kirjutasin üles kõik oma takistused, mis takistasid mul edasi areneda ja nagu te slaidilt näete, minu slaidid on vene keeles ja inglise keeles, kuna meil on tegemist võõrkeele sektsiooniga, siis minu takistusteks olid suur töökoormus, pidev väsimus, selja- ja peavalud, pikaajalise arvuti taga istumise pärast, puudulikud digipädevused, ehk siis mul oli hirm, et minu õpilased ei saa juhendistest aru, mul oli hirm, et antud periood tõestab seda, et mind kui õpetajat ei ole vaja ja puudulikud õpioskused. Ja me kõik teame, selleks, et must taldrik puhtaks pesta, me peame kõigepealt mustust nägema. Seega ma soovitan kõikidel omad takistused kirja panna ja leida nendele lahendused. Siin olid minu lahendused ja ma pean ütlema teile ausalt, et ma leidsin tegelikult lahenduse 2
takistusele ja tänu nendele 2 lahendusele ma lahendasin kõik ülejäänud takistused. Ehk siis minu 16-aastane tütar andis mulle väga head nõu, kui ma mõtlesin, et kuidas vähendada oma töökoormust, siis tema ütles mulle selle peale ilusti, don't work harder, work smarter. Ehk siis tööta targemalt. See oli minu jaoks väljakutse, kuidas oma ajaressurssi paremini planeerida ja leidsin ka lahenduse digipädevuste parandamiseks, ehk siis ma pöördusin oma õpilaste ja oma isiklike laste poole. Ehk siis, ja veetsin 2 tundi Google'is, nii et kui inimesed ütlevad mulle, et me ei ole sündinud sellel ajastul, nii et meil ei ole, meie jaoks internet on võõras, et see pole meie jaoks, siis mina ei nõustu selle väitega, kuna mina leian, et me pole ka sündinud autojuhi lubadega taskus. See tähendab, et kui pühendada natukene aega ja kui õpetaja suudab iseennast õpetaja rollist õppija rolli viia, ma usun, et siis on tulemused silmaga nähtavad. Ning ma isiklikult hakkasin filmima, salvestama oma juhendeid, kuna me kõik teame, et lugeda pikki tekste, trükkida pikki juhendeid arvuti taga ja lugeda neid pikki tekste on palju keerulisem kui vaadata ja kuulata ja rääkida ehk selgitada. Ning põhimõtteliselt ma lahendasin probleemid sellega, et ma hakkasin tegelikult salvestama juhendeid õpilastele, laadisin nad alla YouTube'i ja jagasin linke. Siin on minu juhendid õpilastele, sest neid juhendeid võivad alati õpilased uuesti kuulata ja nende juurde tagasi tulla. Lisaks ma ammendasin ka teised takistused, ehk siis puudulikud õpioskused, milleks on õpioskuste osaoskusteks on kommunikatsioon, koostöö, kriitiline mõtlemine ja loovus. Ning kes ütles, et me ei peaks õpetama õpilastele, mis on õppimine, milleks meil seda või teist teemat vaja on. Ning ma hakkasin salvestama ka videosid tunni teemadel, hakkasin selgitama teemasid, How to build trust pälvis ka auhinna e-koolikoti konkursil, kuna usaldus on üks koostöö põhialuseid ning kõik minu koostatud videod käsitlevad kõiki võõrkeele osaoskuseid, lisaks 21. sajandi oskuseid ja lisaks ma likvideerisin kõik ülejäänud takistused. Lisaks sellele ma tegin ka paar videot lastevanematele. Näiteks see, ma tean, miks ma olen halb õpetaja, see oli vene keeles tehtud video lastevanematele, ma tegin samasuguse ka eesti keeles ja see aitas lastevanematel leida lahendusi. Ning siit liigumegi 21. sajandi oskuste juurde. Miks me just praegu nendest räägime? Siin on 21. sajandi oskused välja toodud ja üheks nendest on õpioskused, kirjanduslikud oskused, eluoskused ja huvitav, et just praegu nad muutusid aktuaalseks, kuna tegelikult kõik need oskused on meil riiklikus õppekavas välja toodud üldpädevuste raames. Võib-olla mitte nii põhjalikult, aga ma kutsun kõiki võõrkeelte õpetajaid ja haridusvaldkonna töötajaid tagasi uuesti läbi lugema neid üldpädevuste, mitte lihtsalt nimetusi, vaid definitsioone. Ja ma usun, et see aitab teid meeletult. Kuna mina olen võõrkeelte õpetaja, siis mina panin rõhku õpioskuste arendamisele ja nagu slaidilt näete, õpioskused on kriitiline mõtlemine, loovus, koostöö ja kommunikatsioon. Ja keeleõpetajana ma pean ütlema, et meil on eelis, kuna kommunikatsiooni saab reaalselt, verbaalselt edasi anda, aga kriitilist mõtlemist on kõige parem õpetada läbi
kirjutamise. Seega ma leian, et teemade analüüsimine, iseenda analüüs, 2-3 lauseliste tagasisidega on meeletult hea viis arendada meie õpilastest kriitilist mõtlemist, kuna keele eesmärk ei ole ainult kommunikatsioon, see on teisejärguline. Keele eesmärk on õpetada inimest mõtlema, sellepärast et inimene tegelikult ju ei mõtle verbaalselt, inimene mõtleb piltide, imidžite ja kujunditega, sellepärast et keel muutub verbaalseks alles siis, kui me peame edasi andma keerulisi ideid. Siin on ka venekeelne slaid ning me peaksime tegema seda teadlikult. Me peame selgitama oma õpilastele, miks on vaja kirjutada, miks me seda või teist teemat käsitleme ja see ongi teadlik õpetamine. Teadlik õpetamine tähendab seda, et õpilastel ei teki küsimust, milleks mul seda vaja on. Järgmise slaidiga ma tahangi teid tuua väikse näite juurde, kuidas minu juurde tuli 8. klassi õpilane, väga vihane, ja ta ütles, et milleks ta oli väga vihane, kuna ta sai kunstiõpetuses 2. Ja tema reaktsioon oli, milleks mul seda vaja on. Mul vedas, sellepärast ma õpetan kunstiõpetust inglise keeles ning minu selgitusest talle piisas, et austada seda ainet. Ma ütlesin talle, et kunstiõpetus arendab visuaalset mõtlemist. Näiteks nagu arhitektidel. Enne seda, kui arhitekt üldse neid jooniseid hakkab paberile panema ja kalkuleerima, tal on juba visuaalne pilt sellest hoonest silme ees. Seega see visuaalne mõtlemine on arendatav ainult kunstiõpetuses. Lisaks sellele ma selgitasin õpilasele, et meie ajupoolkera töötab joonistamise või maalimise ajal täpselt nii sageli vaheldumisi, et jääb mulje, nagu nad töötaksid üheaegselt. Aga enamus haridussüsteemist on siiski üles ehitatud selle peale, et koormus kandub ikkagi vasakule ajupoolkerale. Seega ma siiralt soovin, et just see selgitamine, miks seda või teist teemat meil vaja on väga oluline. See tähendabki teadlikult õpetamist, et ei tekiks küsimust, milleks mul seda või teist vaja on. Ja oma ettekande ma sooviksin kokku võtta sellega, et ma kutsun kõiki võõrkeelte õpetajaid, haridusvaldkonna töötajaid tutvuma Noam Chomsky teadustööga. Kuna tema teadustöö on nii videote salvestusel kui ka paberkandjal olemas, kuna temalt mina saingi inspiratsiooni õpetada kunstiõpetust inglise keeles, kuna tema teadustöö tõestab seda, et me oleme kõik sündinud, juba kaasa sündinud grammatika keele struktuuri keskusega. Ehk siis maailmas on üle 6000 keele ja kõikides keeltes on meil nimisõnad, meil on tegusõnad, meil on omadussõnad ning tegelikult, kui me õpime, ükskõik kes, laps, täiskasvanud, me tegelikult omandame sõnavara. Ja see peaks julgustama, õpetada lapsi ja näidata neile võimalusi ja õpetada neile võimalikult palju keeli, ilma hirmuta, et äkki nad ei saa hakkama, võib-olla neil lähevad keeled segamini või veel midagi sellist. Lisaks sellele Noam Chomsky teadustöö tõestabki seda, et keele eesmärk ei ole mitte suhtlemine. See on teisejärguline, nagu ma juba eelnevalt mainisin, vaid keele eesmärk on panna inimest mõtlema. Seega, siin on väike video selle kohta, kuidas ma õpetan kunsti inglise keeles. See oli eksperiment 3 aastat, seda me tegime 3 aastat. Lapsed ei teadnudki, et ma valdan eesti keelt ning ma usun
et võiks julgelt eksperimenteerida ning kõiki neid minu videosid on võimalik vaadata minu veebilehel irinarozanova.com või blogis. Tere tulemast kõikidele, kes soovivad neid kasutada ning ma soovin väga, et minu ettekanne julgustas õpetajaid eksperimenteerima, julgelt õppima omandama uusi teadmisi ja küsima abi meie lastelt, sest neil on meile päris palju pakkuda. Nii et ma tänan teid tähelepanu eest ja te ei pea olema ideaalsed selleks, et olla fantastilised. Ma tänan tähelepanu eest, ilusat konverentsi!